Ebaõnnestunud atentaat Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi vastu saab uusi üksikasju. Eelkõige avaldavad Ameerika meediaväljaanded sellesama tulistaja Cole Alleni manifesti, kes üritas korraldada atentaati Donald Trumpi vastu. Ja vastupidiselt varasematele teadetele, sealhulgas ka Donald Trumpi enda omadele, ei sisalda manifest praktiliselt mingit poliitilist programmi. See on suuremas osas pühendatud selle tulistaja arutlustele rünnaku taktika üle ning isiklikele sõnumitele tuttavatele ja võõrastele inimestele. Ja ma tuletan meelde, et ta oli selles pöördumises, selles manifestis õpetaja rollis. Ta pöördub samuti oma õpilaste poole. Kuid mis on huvitav, tegelikult Cole Allen kritiseerib siiski Donald Trumpi administratsiooni ja väidab, et tema kui Ameerika Ühendriikide kodanik, kuid siiski tunneb ta enda peal kõiki neid Donald Trumpi administratsiooni tegevuse tagajärgi, mis praegu aset leiavad. Nüüdseks on Trump olnud president juba 1,5 aastat. Igatahes loeme nüüd koos selle manifesti läbi. Ütlen nii, ma loen seda koos teiega esimest korda, seega tellige kanal, pange sellele saatele like ja kirjutage juba ette oma kommentaar selle video alla, et võimalikult paljud vaatajad saaksid seda saadet näha. Ma tsiteerin seda manifesti täielikult. Just täpselt sellisel kujul, nagu see täna avaldati väljaandes New York Post. New York Post on muide Donald Trumpi lemmikajaleht. Ta on isegi öelnud, et loeb seda siiski iga päev. Ja just nemad saidki esimestena selle sama tulistaja manifesti. Ja nagu allikad teatasid, saatis Valge Maja korrespondentide õhtusöögirünnaku korraldamises süüdistatav Cole Allen 10 minutit enne laupäevast rünnakut oma pereliikmetele üksikasjaliku hullumeelse manifesti. 1052 sõnalises kirjas esitas ta oma tegutsemisreeglid tulistamise ajaks ja väitis, et peab oma õigeks kohuseks rünnata Donald Trumpi administratsiooni ametnikke. Edasi hakkan tsiteerima Cole Alleni manifesti, seega peate mõistma, et kõik järgnev on selle tulistaja otsene kõne koos mõningate minu kommentaaridega. Täna võisin ma paljusid üllatada. Lubage mul alustada vabandusega kõigi ees, kelle usaldust ma olen petnud. Palun vabandust oma vanemate ees selle eest, et ütlesin, et mul oli intervjuu, täpsustamata, et see oli saatele Most Wanted. Palun vabandust oma kolleegide ja tudengite ees selle eest, et ütlesin, et mul oli isiklik hädaolukord. Selleks ajaks, kui keegi seda loeb, vajan ma tõenäoliselt tõesti erakorralise meditsiini osakonda pöördumist. Kuid seda on raske nimetada millekski, mille ma ise endale põhjustasin. Palun vabandust kõigi reisijate ees, kellega ma koos sõitsin, töötajate ees, kes minu pagasiga tegelesid, kõigi teiste hotellis viibinud inimeste ees, kes ei olnud rünnaku sihtmärgiks, kuid keda ma oma lähedal viibimise kohtu seadsin. Palun vabandust kõigi ees, kes on varem vägivalda kogenud või tapetud. Kõigi ees, kes on varem kannatanud. Kuidas ma suutsin seda teha? Ja kõigi ees, kes võivad pärast seda jätkuvalt kannatada, olenemata minu õnnestumisest või ebaõnnestumisest, kirjutab Allen. Ma ei oota andestust, kuid kui ma näeksin mingit teist võimalust eesmärgile nii lähedale jõuda, kasutaksin seda. Veel kord palun siiralt vabandust. Nüüd sellest, miks ma seda kõike tegin. Siit algab kõige huvitavam osa. See, mis mind isiklikult seal kõige rohkem puudutas. Ja palun vabandust, see on üsna karm tsitaat Cole Alleni poolt, kuid see on suunatud Donald Trumpile. Tsitaat. Nüüd sellest, miks ma seda kõike tegin. Ma olen Ameerika Ühendriikide kodanik. Minu võimu esindajate tegevus kajastub minus endas. Ma ei kavatse enam lubada pedofiilil, vägistajal ja reeturil määrida minu käsi oma kuritegudega. Ausalt öeldes ei tahtnud ma seda juba ammu enam teha, kuid see on esimene reaalne võimalus midagi ette võtta. Kuna ma juba sellest rääkima hakkasin, räägin ka oma ootustest lahingureeglite osas. Tõenäoliselt kohutavas vormis, aga ma ei ole sõjaväelane, nii et pole hullu. Administratsiooni ametnikud, välja arvatud härra Patel, on sihtmärgid, prioriteet kõrgemast astmest madalamani. Siin ta märgib selgelt, keda ta soovis likvideerida. Tsitaat jätkub. Salaveenistus. Nad on sihtmärgid ainult vajadusel ning neid tuleks kahjutuks teha mitte surmaval viisil, kui see on võimalik. See tähendab, et ma loodan, et neil on kuulivestid seljas, sest haavlipüssiga pihta saamine keskossa tekitab kahju neile, kellel pole kuuliveste. Hotelli turvamehed.
Võimalusel ärge muutuge sihtmärgiks. See tähendab, kui mind just tulistama ei hakata. Kapitooliumi politsei. Sama, mis hotelli turvamehed. See tähendab, et ta ei kavatsenud nende pihta tulistada. Rahvuskaart. Sama, mis hotelli turvamehed. Hotellitöötajad ei ole üldse rünnaku sihtmärgid. Külalised ei ole üldse sihtmärgid. Et minimeerida kaotusi, kasutan ma kuulide asemel ka haavleid. Need läbivad seinu halvemini. Ma oleksin ikkagi läbi enamiku siin viibijatest läinud, et sihtmärgini jõuda, kui see oleks olnud täiesti vajalik. Lähtudes sellest, et enamik inimesi tuli vabatahtlikult kuulama, ma tsiteerin, pedofiili, vägistajat ja reeturit, said nad sellega kaasosalisteks. Aga ma väga loodan, et asi nii kaugele ei lähe. Edasi ta kirjutab. Vastuväidete ümberlükkamine. Vastuväide 1. Kristlasena pean ma teise põse ette pöörama. Ümberlükkamine. Teise põse ette pööramine. Järgmine. Seda tuleks teha siis, kui teid ennast rõhutakse. Mina ei ole see inimene, keda vägistati interneerimislaagris. Mina ei ole see kalur, kelle hukati ilma kohtuta. Mina ei ole see koolipoiss, kes õhku lasti. Ei ole see laps, keda näljutati. Ja ei ole ka see teismeline tüdruk, kelle kallal vägivallatsesid arvukad kurjategijad selles presidendi administratsioonis. Ma kujutan ette teise põse pööramist, kui keegi, jutumärkides keegi, kannatab rõhumise all. See ei ole kristlik. See on rõhujate kuritegudele kaasaaitamine, nii kirjutab Allen. Vastuväide 2. Ta kirjutab seda praegu. Teile on see ebamugav. Kummutamine. Mul on vaja, et see, kes nii arvab, võtaks paar minutit ja mõistaks, et maailm ei keerle ainult tema ümber. Kas te arvate, et kui ma näen, et kedagi vägistati, tapeti või väärkoheldi, peaksin ma lihtsalt mööda kõndima? Sest see oleks ebamugav inimestele, kes ei ole ohvrid. See oli kõige sobivam hetk ja kõige soodsam võimalus edu saavutada, mida ma üldse suutsin välja mõelda. Vastuväide 3. Te ei arvestanud neid kõiki. Vastuargument. Kuskilt tuleb ju alustada. Vastuväide 4. Olles poolenisti mustanahaline, poolenisti valge, ei tohiks te sellega tegeleda. Vastuargument. Ma ei näe, et keegi teine suudaks selle töö enda peale võtta. Vastuväide. 5. Andke keisrile, mis keisri oma. Vastuargument. Ameerika Ühendriike juhib seadus, mitte üks või mitu inimest. Kui võimuesindajad ja kohtunikud seadust ei täida, ei ole keegi kohustatud neile loovutama midagi, mis on sellisel ebaseaduslikul viisil ette kirjutatud. Samuti tahaksin avaldada tänu väga paljudele inimestele, sest vaevalt mul õnnestub nendega uuesti rääkida, kui just salateenistus ei osutu üllatavalt ebapädevaks. Muide, ta jäi ellu. Ta on vahistatud, kuid ta jäi ellu. Edasi räägib tema. Tänan oma perekonda, nii isikliku kui ka kiriku perekonda, teie armastuse eest. Kõigi nende 31 aasta jooksul tänan ka oma sõpru teie toetuse eest läbi aastate. Avaldan tänu oma kolleegidele, kellega olen koos töötanud. Jällegi tänan oma õpilasi, tänan tuttavaid ja bla bla bla. Ehk siis siin on nagu palju tänusõnu. Ja lõpus ta kirjutab 3 jutumärkides külm jõud, sõbralik föderaalne tappja Allen. Selle pani ta endale sellise hüüdnime. Ja edasi tema manifestis on järelkiri, üsna huvitav. Ja ta kirjutab järgmist. Jällegi tsitaat. Olgu, nüüd kui kogu see sentimentaalsus on möödas, millega kurat tegeleb salateenistus. Vabandust, nüüd natuke virisen ja loobun ametlikust toonist. Ma ootasin, et igal sammul on turvakaamerad. Hotellitoad on pealt kuulatud. Iga 3 meetri tagant on relvastatud agendid ja lubematu arv metallidetektoreid. Lõpuks ma ei näinud midagi sellest. Kes teab, võib-olla nad teevad mulle lihtsalt nalja. Nii et, kurat, mingit turvet polegi. Ei teel ega hotellis, antud juhul mitte kusagil. Esimene asi, mida ma kohe hotellis sisenedes märkasin, oli üleolev tunne. Kujutage ette, ma tulen mitme relvaga ja tal, tuletan meelde, oli haavlipüss, püstol ja noad. Ja edasi tsitaat. Mitte keegi kohal viibijatest ei mõtle sellele, et ma võiksin olla ohtlik. Ürituse turvameeskond on keskendunud väljas protestijate ja saabujate jälgimisele, sest ilmselt ei mõelnud keegi sellele, mis juhtub, kui keegi registreerub eelmisel päeval. Mis puudutab protestijaid, siis ta räägib sellest, et tõepoolest Washington Hiltoni hotelli ees toimus nende inimeste protest, kes on Iraanis toimuva sõja vastu. Jätkan tsitaati. Selline ebakompetentsuse tase on lihtsalt ennekuulmatu ja ma siiralt loodan, et ajaks, mil riigis taas tõeliselt kompetentne juhtkond võimule tuleb, olukord paraneb.
Kui ma oleksin Iraani agent, mitte USA kodanik, siis ma võiksin siia tuua ükskõik millise ema ja keegi ei märkaks midagi. Noh, ema muidugi jutumärkides. Mõeldud on, et ma võiksin korraldada ükskõik mida. Edasi ta ütleb, see on lihtsalt hullumeelsus. Ja kui kedagi huvitab, mis tunne on midagi sellist teha, siis see on kohutav. Mul on süda paha. Mul on tahtmine nutta kõige pärast, mida ma tahtsin teha, aga mida ma kunagi ei tee. Kõigi nende inimeste pärast, kelle usaldus see reedab, tunnen ma raevu. Mõeldes kõigele, mida see administratsioon on teinud, ma ei soovita seda kellelegi. Lapsed, õppige koolis. Selline ongi selle tulistaja manifest, kes tuletan meelde, korraldas tulistamise Washingtoni Hiltoni hotellis, kus toimus pidulik kohtumine. Selline presidendi pressigrupp, Valgemaja korrespondendid, täiesti erinevatest väljaannetest, koos Ameerika Ühendriikide kõrgema juhtvannada. Ja Donald Trump oli samuti kohal, ta viibis sellel õhtusöögil. See oli selline pidulik õhtusöök. See on tegelikult traditsiooniline kogunemine, kui president ja kogu riigi tippjuhtkond kogunevad koos ajakirjanikega. Ja oodati, et seal esinevad koomikud, kuid kogu seda üritust varjutas kohe alguses see tulistaja. Ja Donald Trump juba räägib sellest, et tuleb kiiresti ehitada Valgesse Majja pallisaal koos maa-aluse punkriga presidendi jaoks. Et seal saaks selliseid üritusi korraldada, et ei oleks selliseid tulistajaid, kes need üritused ära rikuvad. Üldiselt ongi selline olukord. Kõik üksikasjad ja kõik vaidlusalused hetked selle kohta, kuidas USA president evakueeriti, saate vaadata minu varasemates saadetes sellel YouTube'i kanalil. Väga oluline on kanalile tellida videole like panna ja vajutada kellukesele, et saaksite teavitusi uute saadete kohta. Sõbrad, see oli manifest. Tsiteerisin nii, nagu see on. Nagu öeldakse, annan edasi nii, nagu kuulsin. Seega, kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha mis tahes annetusega, kasutades selle video kirjelduses olevaid linke ja rekvisiite või sellel ekraanil olevat QR-koodi. Olen tänulik igasuguse toetuse eest. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõigile head aega!